Kehakeelest me rääkisime, hääletoonist me rääkisime, sõnade jõud 7% ja see, mis nende sõnadega nüüd teha saab ja teha mitte ei saa, selleks on kavasse üles öeldud, et tegemist on üllatusesinejaga. Kas keegi on juba äkki märganud, et saalis on veel üks inimene, kes täna ei ole esinejana registreerunud, kuid kes ilmselt ei ole ka lasteaiajuhataja või koolijuht? Kes see on? Sealt ta tuleb mõnusa muginaga. Kui mina väike laps olin ja kooli läksin, ma olin klassis kõige lühem. See ei üllata. Minu vanemad tahtsid mulle anda parima võimaluse kaasa ja ütlesid, et sul tuleb rääkida kõva ja selge häälega selleks, et teised sind kuulaksid. Tõenäoliselt on siin peidus natuke sellest, miks ma täna just seda tööd teen, mis ma teen. Nad ise ütlevad, et nad küll väga dominantselt seda ei mäleta, ent ometegi kellegi hääle ja mõtte mõju minule on pannud mind tegema elus valikuid, mis täna on minu töö ja minu hobi. Nüüd rääkides kehakeelest, aitäh sulle, Hede, rääkides häälest ja hääle mõjust, aitäh, Katri-Liis, on jäänud sõnad ja nagu ma ütlesin, mina lühike inimene vaikse häälega ja siin minu hea kaaskoolitaja Indrek Saul, siis koolituspartner siis strateegiliste juhtimiste koolituste tegemisel, annab meile täna võimaluse läbi üllatusesinejana vastata pealkirjale, millele siis teha ruumi selleks, et täna siit välja minnes oleks midagi, mille sa tõesti tead, et sa saad ära teha, kui pika aja peale, mida täpselt ja kui palju siis ka tegelikult tuleb teha sellest sõnajärg sulle. Ja ma tean, et orienteeruvalt pool viis läbi 5 minutit on aeg lõppsõnaks. Indrek, sõnajärg sulle. Aitäh. Kas mul hääl on? Ei ole? Töötab sisse. Nüüd on. Nagu Margit ütles, minu igapäevane töö on tegeleda strateegiaga. Strateegia on sõna, mille tähendus võib-olla on aegade jooksul ära rikutud sellega, et sellest palju räägitakse ja minu kõige suurem mure strateegiaga seonduvalt on see, et seda tegelikult liiga vähe tehakse. Ja miks seda liiga vähe tehakse, täna ma teiega jagan. Aga kõigepealt, mis te arvate, kui ma räägin sellest, et on vaja teha ruumi, siis millest jutt tuleb? Tee ruumi, milleks? Tee ruumi, kuhu? Ütle kõvemini. Ajakavasse. Päris hea. Ma kasutan ajakavasse ruumi tegemiseks, üldse rääkides ajakavast, ma kasutan mõistet igapäev. Teate, mis asi on igapäev? See on see, kui tuled hommikul tööle, täis häid kavatsusi ja õhtul lähed töölt ära nii nagu tavaliselt. See on ka sama, et kui tuled hommikul konverentsile, pea täis häid mõtteid. Ja õhtul lähed ära ja mõtled. Nagu tavaliselt. Ja. Minu igapäevane töö näeb välja niimoodi. Margit palus, et ma jagan otse kuumalt ahjust, mis lõuna paiku lõpetasime selle. See on ühe ettevõtte tegevuste fookus. Kui te mõtlete, mida te kõike koolijuhina või lasteaiajuhina peate tegema, siis tõenäoliselt see loetelu on umbes 100 ühikut pikk. Ma olen seda teinud pea 100 ettevõttega tänaseks, ma arvan, ja 60–80 on täiesti tavaline. Minu töö on aidata välja valida 5–10 asja, millele tuleks keskenduda igapäevaselt, ehk tegevuste fookus. Selleks, et juhtuks mis selle üleval on. Ja küsimus on kohe järgmine see, et kas teie igapäev sarnaneb ka sellega? Tegelikult selle üleval on 2 lihtsat asja. Kuhu me tahame jõuda ja alati igal äriettevõttel on ka fookuses kasum. Kasva kasumlikult. Mul on erakordselt huvitav kogemus olnud ühe kooli hoolega, kus teha täpselt seda sama tööd. Elasin linnast väljas, minu tütar käis Ruila põhikoolis ja kui ma olin seal umbes aasta aega seal kooliõpetajatega ja direktoriga suhelnud, siis karistuseks minu tüütuse eest pandi mind hoolekogusse. Ja ega ma ei jätnud siis vastu karistamata. Ma ütlesin, teate, see jutt sai tegelikult alguse sellest, kui
noh, tehnika, tuleb pilt kohe tagasi. Jutt sai alguse sellest, et Tiia Rosenberg, selle kooli direktor, oli tõeliselt hädas, ütles, tead, me peaksime tegema arengukava ja see loetelu, mis mul on ette antud, et see on nii tohutu pikk, et ma ei saa jagu sellest. Okei, võtame kätte, kõigepealt katsume aru saada, mis me sellest koolist tahame, kuhu me tahame välja jõuda, milleks kool on seatud ja täpselt sama lugu. Ainuke erinevus on see, organisatsioon, mis ei ole seatud raha teenima, igal juhul tahab saavutada ka mingisuguseid konkreetseid tulemusi. Ja see tavaliselt väljendub mõjus. Me tahame oma igapäevase tegevusega midagi maailmas muuta. Tegevuste fookus täpselt sama oluline. Ei ole organisatsiooni, ei suurt, ei väikest, ei kasumit teenivat, ei kasumit mitte teenivat, kus kohal tegevuste fookus ei ole võib-olla kõige olulisem küsimus üldse. Täna ma räägin natuke teise nurga alt. Täna ma räägin selle nurga alt, et mille külge oma tegevuste fookus ankurdada. Ja PISA testist on räägitud viimastel päevadel kõvasti, ma ka on ju, ega siis ei saa jätta. Aga küsimus teile, kui kaua on vaja pingutada, näiteks soomlastel, et jõuda tagasi 3. kohale? Mitu aastat? Mis te arvate? 1? 3? Okei, järgmine 3 aasta pärast. Et kui nüüd 3 aastat kõvasti punnitada, siis saab äkki 2 kohta, 3 kohta. On võimalik 3 aastaga. Ma ise ka pakuks pigem, et see on 3. Probleem sellega PISA testiga on see, et see mõõdab minevikku. See on juba läinud rong. Väga tubli tulemus. Aga mida mina endalt küsin, on see, et kas see mõõdik, millega me oma tublidust hindame, ehk tsiteerides ühte tuntud presidenti, see, mis meid tõid siia, kas see viib meid edasi? Ei tea. Ma näen, et minu ülesanne täna on, eks ole, pigem visata õhku küsimusi, näidata midagi, mida ma olen vaadanud, mis minu arvates maailmas on olulist toimumas ja järgmine tegelikult on juba teie otsustada. Ma ei tea, kas te seda artiklit juhtusite lugema. Huvitav seltskond on ju, tema vend on meil tuntud esiskeptik. Mis mulle selles artiklis silma hakkas, oli see, mis oli selle loo lõpus. Ja kohe tuli mul meelde, ma ei tea, kui palju te kasutate seda igapäevases elus, aga no on piisavalt palju lapsevanemaid, kes kasutavad seda vitsa selleks, et panna oma võsuksed õppima. Ja siia selle joone peale võid kirjutada mis tahes õppeaine nime, on ju. Järgmine küsimus on see, et mis õppeaine nime sinna enam üldse kirjutada saab. Ja toon teile rea näiteid, mis minu jaoks panevad selle väite kahtluse alla. Hakkame peale kõige lihtsamakst. Selve Expressis olete käinud või Prismas või Maximas? Olete. On see uus tehnoloogia? See on, teate, see on juba vana raud. Ja see, nüüd, ma olen õppinud inseneriks, tehnoloogia on alati mind paelunud, kõigepealt on seda põnev lahti lammutada, on ju, ja siis eriti tore on see, kui paned mõne asja kokku, mis ise tööle hakkab. Ja tuleb välja, et see täna on juba vana raud, sellepärast et Amazon avas just oma peakontori kõrval Seattle'is poe, kus ei ole üldse ühtegi kassat. Kaupa on, jah. Väga terane märkus. Ja kui kellelgi on huvi, võime pärast kirjutada, kui te guugeldate Amazon Go Seattle, siis see video tuleb seal välja. See on täiesti uskumatu. Täiesti uskumatu. Kõik põhineb tarkadel sensoritel, kaameratel ja mikrofonidel. Lähed sisse, näitad mobiiltelefonist, mina olen Indrek Saul, võtad kaubad riiulit, jalutad välja kõik. Rohkem midagi tegema ei pea. Okei, millega veel saab ilmutada? No, lähed rekkajuhiks. Lähed või? Selle aasta kevadel sõitis üle terve Euroopa kõikide juhtivate veoautotootjate poolt umbes 100 veoautot läbi Euroopa, Scania tegi kõige pikem otsa, 2000 kilomeetrit. 3 rekat, 1 juht. Ja see 1 juht enamuse aja istus rooli taga jalg üle põlve, vaatas, mis auto teeb. See on maanteetranspordi tulevik. Olgu, kuidas oleks bussijuhiks minekuga?
sama rida on ju, järgmine aasta muide on need punnid juba Tallinnas. Ja see tuleb vääramatu jõuna. Olgu, taksojuhiks lähed või? Täna, eks ole, tohutu elevus on see, et on sõidujagamine, ei ole sõidujagamine, oled litsenseeritud taksojuht või oled täiesti mõttetu vaidlus. Sellepärast, et Ameerikas Uber juba tänaval on autod, mis reaalselt, täna veel taksojuht istub seal, vaatab, mida auto teeb. Ja siit järgmine küsimus, et kas juhilube on tarvis teha endale? Need, kes täna on põhikoolis, muide, see juba on juhtunud. Üha rohkem ja rohkem on neid noori, kes ütlevad, mul ei ole neid juhilube vaja. Jama. Ma ei jõua ära oodata ausalt öelda. Ma juba tahaks, et ma ei peaks oma autoga hommikul ükskõik kunas kuhugi tööle minema, sellepärast et ma saan seal istuda ja see 15, 20 või 30 minutit, mis ma seal istud, see on minu aeg, kus ma saan teha neid asju, mida tavaliselt sa teha ei saa. Teistpidi võttes, mis on täiesti maha visatud aeg. Olgu, nüüd läheb elu keerulisemaks. Giid. Tallinn, eks ole, praegu väga paljud inimesed leiavad oma elatis sellega, et käivad mööda Tallinnat ja räägivad, mis siin oli, mis siin oli, mis siin oli. On see tuleviku elukutse? Ei ole, juba teate. Kellel on Google Earth arvutis või mobiiltelefonis? Tõstke käsi palun püsti, kes on kasutanud? Väga tubli, on ju? Nii, geograafia tunnis me räägime millest? Räägime, eks ole, antiikaest. Tahaksime näha mida? Kolosseumi. Kuidas Kolosseumi näeb? Kuidas te näitate seda? Tahad näha? Ole lahke. Võta arvuti lahti. Ahaa, enne kui ma lähen Kolosseumi juurde. Miks üldse see teema, kuidas me sinuga sellest teemast rääkima hakkasime? 8.12. Kuidas 8.12? 8.12 oli vanasti konjakipudeli hind. Ja mina räägin, et Indrek on sul 8.12 vaba. 8.12 vaba. Ja. Indrek ütleb vastu, see oli vanasti konjakind. Ma ei tea, millest sa räägid. Esimene mõte, mis mul Margitiga sellest rääkides meelde tuli, oli see, kuulsin täitsa võõrast tüdruk 5. klassis, ohkab oma treenerit, issand, täna oli koolis nii õudne päev. Ja mul kohe läksid kõrvad, mis mõttes, kuidas kool 5. klassis, mis mõttes sul on koolis õudne päev? Geograafias pidime kontuurkaarti tegema. Ja siis mul tuli meelde, kuidas mu oma tütar, kes on 9. klassis, ütlesid, see kontuurkaart, ma pean Euroopa jõgesid kuhugi joonistama valge paberi peale. Ja mul oli nagu, natuke valvus oli tegelikult. Sellepärast, et mis iganes sa sinna valge paberi peale sirgeldad, sa saad küll mingisuguse tunnetuses kätte, eks ole, kus Euroopas mingisugune jõgi asub. Aga kui sa vaatad, missuguse võimekuse on täna tagataskus, teed lahti, Kolosseum, 3D-foto, täpselt niimoodi arvutiekraanit näed. Siis võtad järgmise pildi, ütled, kuule, ma tahaks sinna sisse minna. Need sinised jooned siin näitavad, kust on läbi sõitnud Google'i auto ja teinud 3D panoraami. Need täpid siin näitavad, kus kohal teie olete käinud. Teinud pildi, selle üleslaadinu, ütlesin, käisin Kolosseumis, vaata, mis pildi ma seal tegin. Fotoaparaat. Turismiks, lähete Rooma, jätke fotokas koju. Pärast tulete ja nokite neid pilte, te saate palju ilusamad pildid, kui see, mis te ise olete teinud. Võib-olla moblaga mõne klõpsu teed. No siis lähed sinna sisse. Ja siis jalutad seal ringi. Ma polnud varem kunagi käinud. Jube äge. Olgu, kuidas oleks tõlkide tulevik? A keeleõpe? Võõrkeeled? Milliseid keeli tasub üldse õppida? Kas üldse tasub keeli õppida? Mis keelt tasub õppida? Ütle kõva häälega. Eesti keelt muide, jaa, eesti keelt tasub õppida, aga mis eesmärgil? Keel on tööriist ja sellega sa oled või ei ole mõjus. Teine keel võib-olla, mida tasub õppida, on inglise keel, aga seda filmi teate, jah? Aga mis selle pealkiri on? Ei ole. Jaapanis ei ole. Kuidas te teada saate, mis sinna kirjutatud on? Guugeldate või? Vale vastus. Võtad mobiiltelefoni, avad mobiiltelefoni kaamera, hoiad seda suurt nuppu all ja siis telefon ütleb sulle. The Swordsman in Mind. Ja siis ma tahtsin veel teada, mis siin üleval oli. Golden Globe. Eks ole.
mina ei teadnud, mul tütar õpetas. Ütles, kuule, issi vaata, mis ta õpetab, vene keele tund oli, sul peab mingid vene keele asju tõlkida seal. Ei viitsi. Telefoni kõik tehtud. Selline lugu. Nii, kohe tuleb pilt tagasi. Teate, see on kõige õudsem küsimus tegelikult. Küsimus oli siis, et mida me hakkame peale inimesega? Mida me hakkame peale inimesega? Siin on 2 lähenemist. Esimene on see, et see, mis praegu toimub, on 4. tööstusrevolutsioon. Ja teate, millega see lõpeb? See lõpeb sellega, mida sa küsisid. See lõpeb sellega umbes aastal 2040, et arvuti muutub intelligentsemaks kui inimene. Umbes 2040. Võib-olla juba 2030. Kui ei lähe kõige paremini, siis 2050. 2 varianti, mis ma siia tuleb, et äkki suren ära enne. Kurat, ja siis nüüd ma räägin teile trendidest, on ju. Ei sure, kui just ise midagi ei korralda, on ju. Tehnoloogiline singulaarsus tähendab siis seda, et inimese võimekus jääb arvutile alla. Ta muide on juba väga paljudes valdkondades jäänud. 3. tööstusrevolutsioon tõi endaga kaasa, see on siis aastat 1980 kuni 2012, Harvardi ülikooli uuritud, muutused töökohtade struktuuris. Ja siin ei ole pikalt vaja uurida, kes tahab pärast võib ise siit slaidide pealt vaadata, aga sõnum on see, matemaatika ja sotsiaalsed oskused on need, mis on tüürinud viimasel 20 aastal seda, mis toimub töömaailmas. Mis edasi saab? Edasi saab nii. Sellest allikast 6 trendi, mis kujundavad lähitulevikku. Me elame kauem. Ei olegi lootust, et ma sureks ära enne, kui tuleb tehnoloogiline singulaarsus. Ja jumala äge tegelikult. Ma olen insener natuke peast segane ka. Ootan tegelikult seda pikki silmi. Viimane uudis, mida ma üleeile õhtu lugesin, kuidas põimub aju ja arvuti. Ja see tähendab seda, et see võib-olla ongi see, mis päästab meid kui inimesi arvutite käest. Kombineerides tehnoloogia ja inimintellekti oleme me võimekad kui kunagi varem. See, et me juba kombineerime, eks ole, oma kehaosi ja oma organeid, see on lapse mäng võrreldes sellega, mis siis juhtub, kui me hakkame kombineerima oma intellekti. Teine, targad masinad kahjuks asendavad inimesi. On terve plejaad töökohti, mida enam pole olemaski. See läheb edasi. Järgmine põlvkond, Internet of Things, iga asi on internetis, see läheb ainult ägedamaks. Maailm muutub arvutuslikumaks. Igat asja on võimalik välja arvutada. Computational world on inglise keelesse. 4. trend, meedia. Meedia paradigma on juba muutunud. Ja see, mille üle me täna kaebleme, info üleküllus, info tähendusrikka kadumine. Me enam ei saa aru, mis on tõde, mis on vale. Me enam ei saa aru, mis on tähtis, mis on vähetähtis. On tulnud väga paljudest muudatustest meedia ökosüsteemis, see ei ole veel lõppenud, see lõpeb suurte meediafirmade krahiga tõenäoliselt, aga see juba mõjutab meie elu. Võib-olla vähem hoomatav on see, et organisatsioonid seonduvad superstruktuuride kaudu, see tähendab seda, et organisatsioonide omavaheline seotus on suurem kui kunagi varem. Professionaalid teevad omavahel koostööd sõltumata sellest, kas sa oled 1, 2 või 3 tööandja juures. Ja globaalne võrgustumine suureneb. Täna jõuab uudis Ameerika Ühendriikides sinu tasku kiiremini kui Võrust. Mis see endaga kaasa toob? Ma ei hakka neid ette pikalt lugema. Saate... 10 uut võimekust 2020. Tähenduse mõistmine, PISA-test, super, eks ole, funktsionaalne lugemine. Kas sa saad aru, mis on kirjas, kas sa saad aru, mis sulle räägitakse? Sotsiaalne intelligentsus, viimased 20 aastat ruulib edasi ka, muutub järjest olulisemaks. Kohanduv mõtlemine, multikultuurne võimekus ja arvutuslik mõtlemine, veel järgmised, millest mind võib-olla kõige rohkem kõnetab see kognitiivse koormuse juhtimine. Kuidas ma saan hakkama üha suureneva info hulgaga, mille tähendus muutub üha ebaselgemaks, mille ulatus muutub üha laiemaks.
Transdistsiplinaarne mõtlemine. Multidistsiplinaarsus on juba eilne päev. Ma pean olema mitmes valdkonnas käpp selleks, et luua uut väärtust. Ma saan täna aru sellest tegelikult, kuivõrd on mul vedanud, sest ma õppisin inseneriks Tallinna Tehnikaülikoolis. Ühtegi päeva insenerina ei töötanud. Ja siis pärast ma olin ettevõtja, küll tehnoloogia valdkonnas, ja siis läksin õppima ärijuhtimist ja siis läksin ärikonsultandiks. Täna see, mida ma teen, see, millega mina olen edukas, on inseneri teaduse rakendamine juhtimises, õigemini strateegias. Nii et te saate kaasa ja see on kõige olulisem küsimus. Fakt on, et uued tuuled puhuvad ja võib-olla nii kõvasti, et jäi lihakiluude peale. Ja mis ma siis selles uues olukorras teen? Nii indiviidina, mis minu tööst saab? Soomlaste Tieto, üks suurimaid Põhjamaade IT-kontserne, võttis oma juhatusse 3 kuud tagasi tehisintellekti. Alicia T. Ametlik juhatuse liige. Tehisintellekt, esimene maailmas. Mis minust saab? Aga olgu, võtame praegu ainult juhi rolli. 3 asja. Rohkem kui kunagi varem. Ja mida rohkem edasi, seda rohkem kui kunagi varem. On vaja, et sa ise ja sinu inimesed saavad aru, kuhu me läheme, mis suunas, on vaja selgust ja mis on 3. Kindlust, et valitud suund ja valitud tegevused on õiged. Need 3 asja, tähtsamad kui kunagi varem. Mida ma räägin oma klientidele, teate, kui strateegia nüüd on nii oluline asi, et seda ei tohi jätta arvutisse, seda ei tohi jätta telefoni. Kui sa tahad, et sul see suund ja kindlustunne oleks selge, see peab olema sul kogu aeg silmes, miks pärast ma alguses neid pilte ka näitasin ja näitan veel kord. Mõned töövõtted. Ega haridussüsteemil, olgu see mis tahes tasemel, missioon ei muutu. Ikkagi tahaks, et välja tuleks inimesed, kes oskavad elus toime tulla, oskavad mõelda, oskavad oma tööd teha. Aga need on need 10 tulevikuoskust. 2 tulevikku. 2020, kuulge. See on homme. Kui me täna hakkame tööle, siis äkki 2020 me juba midagi suudame seal anda. Rääkides näiteks uue meediakirjaoskust, täna on täiesti õudne, mismoodi inimesed. Kõik see, mis Ameerika Ühendriikide presidendi valimised. Meedias on uus paradigma. Vanad meediakorporatsioonid, vanad PR-nõunikud, vanad lobistid ja juhtmetõmbajad magasid maha. Ei saa aru, mismoodi uus meedia toimib. Nii, kõige olulisem küsimus on see, mis meid sinna viib, mis viib kohale. Ja selle tegemiseks on mul teile pakkuda selline skeem. Mõtlemise mudel, kognitiivne mudel. Kas kuskil on mingi karp, millele saaks niimoodi rusikaga nagu vanakooli moodi? Sa vaata, Raineril on suus laulupidu, sest Rainer on nii morjendatud sellest, et tehnika on meid täna alt pidanud. Ära tee seda olukorda talle veel pahamaks. Okay. Esimene, need tähtsad tulemused, kui ma võtan need 10 võimekust, mis ma seal konkreetselt peaks ära tegema? See on esimene küsimus. Teine küsimuste ring õigemini, mis ma tegema pean? Selleks, et saavutada tähtsad tulemused, on vaja teha mõjusaid tegevusi. Mõjusaid tegevusi ei saa olla 50, ei saa olla 100. Neid saab olla 10. Ühel inimesel 4-6 asja, eks ole. 4-6 asja püsib minu vaimse radarekraanil ühe korraga. 50 ei ole võimalik tegeleda. Ja siis, mis on see platvorm, mis on vundament, millised on uued võimekused, millised on uued vahendid, mida me vajame, ja väga palju on kinni ka sellest, kuidas me mõtleme, millised uued hoiakud. Ja nüüd me jõuame tänase teema juurde, ehk ruumi juurde. Kõik see, mida te sinna kavandate, jääb tegemata, kui ei juhtu ühte asja. Kola tuleb välja visata, on ju. Tahad uut mööblit tuppa tuua, siis ei saa, vana mööbel tuleb enne eest ära viia. Ja selle eest viimiseks on mitu erinevat varianti. Siin on pildil need 100 asja, mida organisatsioon peaks tegema selleks, et jõuda paari väga lihtsa eesmärgini.
päeva alustasin sellest, eks ole, selleks, et täita oma missiooni, jõuda oma visioonini, 4 väga olulist tulemust, 5 olulist tegevuste valdkonda ja 3 olulist võimekuste valdkonda. Hea meel on mul sellest, et sotsiaalsed oskused juba siis, eks ole, olid seal radariekraani veel. Selle tegemine võtab aega, aga esimene ülesanne, mille me anname teile koju kaasa, sellepärast et päev on sama hästi kui läbi, on ju, tore saab koju. Või kes saab koju, kes saab, eks ole, liiklusummikusse. Aga iseseisev töö, mille me teile kaasa anname, oleks selline. Võtad vähemalt 3 võimekust 2020, mis sinu arvates on kõige olulisemad. Ilma milleta 2020 ei saa hakkama. Ja siis teed järgmise harjutuse. Sellise, võtad seina peale, suure paberi, tahvel on koolis olemas, oli väga hea on teha, sinna võib kirjutada, aga veel parem on seal post-itidega seda asja laduda. Ja hakkad vastama sellistele küsimustele. Selleks, et see võimekus 2020 oleks minu õpilastel, minu lastel olemas, mis ma tegema pean? Millised on need kõige suurema mõjuga tegevused minu igapäevas, sest ühtegi teist päeva teil ei ole. Mis ma tegema pean? Ja nüüd kogu mäng ei tule välja, kui sa ei jäta mingeid asju tegemata. Kuidas saab jätta asju tegemata? Kuidas te konkreetselt jätate mingid asjad tegemata? On kellelegi mõni mõte? Olete te kunagi jätnud midagi tegemata? Jah, on ju. Kuidas asjad jäävad tegemata, on see, et tundub, et täna on kiire, täna on tähtis, aga jätan täna tegemata, sellepärast, et paljude asjadega selgub, polnudki vaja teha. Ühesõnaga, ootad. Ruumi tegemine oma igapäeva tähendab seda, et see, mis sul on kirjas siin, selle teed õhtuks ära. Ülejäänud asjad võivad oodata. Jube vastik on ju, sellepärast, et tasklist, mis on teil, eks ole, selles ülesannete loetelus kirjas, seal on kirjas kõik. Ja siis, eks ole, tahaks kõik ära teha, tahaks olla tubli, ei ole võimalik. Teed 4-5 asja päeva jooksul ära, juba on hästi. Edasi, selleks, et need tegevused saaks tehtud, on ilmselt vaja endal ka midagi õppida. Mitte ainult endal, kolleegil ka. Tõenäoliselt on vaja selleks oma mõtlemist muuta. Näiteks see sama, eks ole, kas ma suren ära enne singulaarsust või ei sure? Kas see puudutab mind või ei puuduta? Kas see on oluline või ei ole? Kas ma tegelen sellega või mitte? Ma võin öelda, teate, läheb mööda, on ju. Need ise sõitvad autod, tead, see on üks jama, et niikuinii, mis nad siin talvel, lumi ja värgid ja kõik. Ja ei, nad tulevad. Ka võimekuste ja hoiakud, eriti hoiakutes on vaja teha ruumi. On terve rida mõtlemise mudeleid, mis ei lase uusi mõtteid tekkida. Välja! Ja viimane, mul on vaja tööriistu. Mis iganes need on, võib-olla mul vaja nutitelefoni, võib-olla mul on vaja paremat tahvlit. Mina muide, ma olen 90. aastatest võidelnud ja olen ka, ütleme, saavutanud suuri võitusid sellega, mul ei ole pabereid enam. Mul on kõik arvutis. Teate, kui äge? Ma leian kõik sekundiga üles. Ma ei pea midagi otsima. Aga, on üks aga. Strateegia tegemine on nii keeruline, et ükski arvuti täna ei pea seda välja. Ja sellepärast suure paberseina peal 2x5 meetrit, 100 post-iti. Esiteks on see palju käepärasem ja teiseks pärast on silma all. Teate küll, eks ole seda vanasõna, mis silmist see südamest ja sinna ta lähebki. Nii et oled ära teinud, pane silma ette ja hoia seal ja kui tekkis küsimusi või tahaks kirjutada või joonistada, siis kui nimi jäi meelde, siis mulle kirjutada on päris lihtne. Niimoodi. Peaaegu pool tundi. Aitäh sulle!
Me teeme koos Indrekuga teile väljakutse, et selle ette antud materjali põhjal, jaotusmaterjalis. Nüüd kõik videos, kõik meie esitlused on videomaterjalis, mis saavad siis olema Haridusameti e-keskkonnas teiega jagatavad. Sinna on Leini aplaus talle tänaste fotode tegemise eest juba ette. Püüdnud ka paremad palad. Nüüd Indreku materjali juurde tuleb ka konkreetne töökäsk, mida saate teha. Mina ei ole Haridusameti esindaja, et öelda, et te peate selle ära tegema selleks kuupäevaks. Teeme lihtsamalt. No. Kes tahab teha, andke käega märku. Kes lahe. Ise tahab seda teha? Tõstke käsi üles. Nii, kus on need karismaatilised juhid? Hakkab tulema, on ju? Väga hea. Ühel kollektiivil aitame ära teha, on ju? Teeme. Ja, et meil on kokkuleppe olemas selleks, et vaatame jaanuarisse, mis välja tuli. Saame võngutada, jagada, sina saad anda tagasisidet. Ma arvan, et Marika Kallas, kes on täna meie töögrupi juhina jälginud meid videost ja andnud meile kindlasti kõige paremad soovid, aitab kommunikatsiooni korraldada. Kas keegi tahab küsida? Aare Baumerit teate, jah? Energiaavastus. Mis ta oli see? Põhja-Põhjastel on. Aare Baumeril on väga tore viis. Kui ta on oma jutu ära rääkinud, siis ta vaatab auditooriumile otsa säravi silmi, ütleb, et kas teil salakavalaid küsimusi on? Mina, Indrek, annan sulle linnumaja selleks, et sul oleks õhtul Sandurile võimalik öelda, et siit ma tulen. Teeme midagi koos. See on koolilaste tehtud. Aitäh sulle! Suur tänu! Suurepärane! Ja nii nagu sa oled, tehnokrat, kes on öelnud, et sõna peast väheke insenööri, tsiteerides, kes on see? Sami Seppänen, Elisa juhatuse esimees Pärnu juhtimiskonverentsil oli tema esitus, siis kui oli küsimuste aeg, sest mina olen peast pähe insenööri, mulle palun esitada küsimusi, millele saab vastata jaa või ei. Et nii nagu see tehnika täna meid kannud on, siis mina ütlen ausalt, mina soovin anda ühe linnumaja kingituseks Rainerile, kes on meid IT-asjadega toetanud nii hästi, kui see täna võimalikuks on saanud. Tule siia ja ma näen, et su suus on laulupidu kõigi nende viperuste eest. Aitäh, et sa vastu pidasid. Mis nüüd materjalist veel? E-keskkonda tulevad materjalid ja fotod, Leini timmi siis neid nii kenaks kui saab. Nii, tagasiside ankeedid tulevad teile meili peale. Oleme saanud vähemalt ühe asja vähemaks, mis muidu on olnud rutiin konverentside lõpus. Indrekule sügavalt ja siiralt tänu selle eest, et esitada nüüd ennem, kui ära lähme endale küsimus. Kas oli nagu tavaliselt? Seda küsige homme hommikul enda käest. Jaa. Et äkki spontaanselt midagi tagasi kajada, et kuidas meil täna läks? Aitäh! Ma tean, et on mõned asjad, mida me teeme järgmine kord ka ja on mõned asjad, mida me järgmine kord ei tee. Me ei tee arutelu laudades nii, nagu me enne lõudal püüdsime teha, vaid kui teeme konkreetseid harjutusi, mida ette näidata, siis seda küll teeme. Ma kergitan saladuskatet, et järgmise aasta teema saab olema seotud personaliga. Ma väidan, et paljudes haridusasutustes ei ole täna personalijuhte. Ja ma väidan, et personalijuhilt saadav sisend, kogemusõppe, ülekanne ja töövõtted võiks olla see, mis annab teile jõudu juurde, et oma meeskondadega paremini hakkama saada, ja või ei? Paar personalijuhti on juba hakanud ette valmistama järgmise aasta detsembrisse tulevat ettekannet. Siin on vist paslik öelda, et minu poolt üks lihtne mõte. Sõnad on meile antud laenu peale. Nende tähendust õpime me koos lasteaedades ja koolis. Nende tõlkimist ja teise keele kandmist õpime paralleelselt kodudega. Aga mõtted, ja võib öelda ju nii, et sõnad on justkui laenu peal, need on kellegi teise omad. Aga mõtted on meie omad. Ja kõik, mis need sõnad täna võngutasid, ja ma tean, et ainult 7% sõnadele ja hääletoonile ja kehakeelele palju suuremaid rolle. Ent ometigi, need sõnad, mis täna võngutasid, vast tekitasid need mõtted, millega teie saate midagi siin maailmas teha paremaks. Aitäh, et te tulite, kohtume
võib, et uuel aastal või vähemalt teadke, et personalitöö on antud teile selle võtmena soola, et uuel aastal aidata selles võtmes. Aitäh! Koolituse korraldajate poolt on mul au tegelikult tänada ka Margitit, kes vapralt terve päev meid kenasti juhtis ja need küsimused, mis meil tegelikult olid kogu aeg keelel, jäid võib-olla küsimata, aga Margit aitas meil nende sõnastamisel. Aitäh! Aitäh, Rainer! Nii. See on nii oodatud. Aitäh! Jaa. Endal oli ka teha. Ma ei tea, mis tunne on juhtida koolis, kus lapsed on IT-alaselt teist targemad. Ma ei tea, mis tunne on vaadata meeskonnal otsa, kus lapsevanemad on mootustanud ühisrindeid. Aga ma tean, et te saate hakkama. Jaksu teile ilusat jõuluaega ja mobiiltelefonid tagasi häälega peale. Siis saavad teie lähedased jälle kätt. Kõik head! Aga enne veel, kui me lõpetame, siis on virtuaalne sild. Ja see sild on Maarikale. Armas Maarika, ma tean, et sa oled olnud tänase päeva koos meiega ja oled seda ka praegu. Suured asjad juhtuvad siis, kui teha asju sisemise põlemise ja pühendumisega. Suur tänu sulle tänaste juttude eest ja me kõik soovime sulle, et sul jätkuks indu ja ettevõtmist, et meil ikka need konverentsid oleksid ja jääksid ja järjest paremad oleksid.